tere kaunis kuulaja, sa kuulad Chandaa kanaldust. Ma räägin sulle täna olulisest faasist, mis juhtub pärast emotsiooni väljutamist. Inimene koosneb rohketest emotsioonidest. Tal on hea olla, ta tunneb ennast mugavalt, ta on terve, tasakaalukas, mõnusas kestmises, kui emotsioonid vabalt ja ohutult voolavad. On üks meetod, mis teeb meid haigeks ja lõhub ümbrust. See on siis, kui me lagastame oma emotsioonidega teisi inimesi. Kui me halvustame teisi, kui me karjume teiste peale. Kui me trambime enda emotsioonidega teiste energiaväljas. Kui me sõnu valimatult või teadlikult pahatahtlikke sõnu ritta pannes loobime neid enda läheduses olevatele inimestele. Seesugune käitumisviis süvendab seesmist ebakindluse tunnet. Laiendab haiguskoldeid, muudab inimese vastuvõtlikuks külmetushaigustele. Tema tervis nõrgeneb. Mida rohkem ta seesugust tsüklit jätkab, seda halvemini ta ennast tunneb. Enamasti on tagajärjeks ennast lõhkuvate harjumuste järele haaramine. On tegu suitsetamise, alkoholi, ületarbimise, ülesöömise või millegi muuga. On juurpõhjus üks ja sama. On teine meetod, kus oma sees kerkivatele emotsioonidele vaadatakse otsa teadlikult. Neid tunnistatakse, neid aktsepteeritakse ja neid väljutatakse teraapilises vormis, ohutul kujul. Teistest inimestest eemal. Kui me soovime ennast hästi tunda, olla terved, austame
ümbrust ja ümbritsevaid inimesi, siis valime me teise variandi. Emotsioonide ohutu väljutamise. Me võime ennast sulgeda mõneks ajaks eraldatud ruumi, lubades endal seal pikali visatuna, pehmel asemel, käte ja jalgadega trampida. Karjuda. Rääkida gibberishi. Rääkida tundmatut keelt, nagu teevad seda lapsed. Hüpata. Poksida, vehkida käte jalgadega, loopida patju. Pigistada patja, tuuseldada patja, poksida, pehmet madratsit. Naerda hullumeelset naeru. Nutta. Vaikselt, kõval häälel. Lasta juhtuda, endast väljuda sellel, mida on tagasi hoitud, mida on alla surutud, mida on varjatud. Olla selles ruumis sellel momendil täpselt sellisena, nagu keha seda küsib ja hing ajab, et mõlemad pooled saaks terveneda. Kui me oleme valinud teise versiooni, väljutada oma emotsioone teadlikult, ohutul viisil, nii et meis avaneks tervenemine, järgneb emotsioonide väljutamisele väga oluline faas. Millesse tuleb suhtuda teadlikult. Eriti esimestel väljutuskordadel. Kui oma kehast, oma hingelt on vabastatud koormat, lubatud välja sees roiskunud emotsioon. Siis viskab ego, mõistus, kontrollitav pool ülesse piinlikkuse tunde, kahtlustamise, kartuse, mida teised must arvavad, kui keegi juhuslikult kuulis, märkas, teab, et ma olen selline.
Too staadium väljendub rünnakuna, kui sellesse ei suhtuta teadlikult. Emotsioonide teadlikuks väljutamiseks on imetabased aktiivsed meditatsioonid. Kus teadlaste poolt on juba seadistatud alateadvust ja teadvust arvesse võttes faasid. Millest tulla läbi ennast ja ümbrust toetavalt. Kui aktiivse meditatsiooni võimalust läheduses pole, siis saab seda tasapisi praktiseerida oma kodustes tingimustes. Kui on lubatud lahti nutt, pöörane naer, kurbus, äng, valu. Turvalises ruumis teistest inimestest eraldatuna. On hea panna mängima aktiivne muusika. Mille saatel teha ühte korrapärast liigutust. Hüpata üles alla. Jätkates seda vähemalt 5 minuti jooksul. Liigutades käsi. Korrapäraselt edasi-tagasi suunal. Ühte suunda. Ühte trajektoori kasutades. Et liigutus moodustaks edasi-tagasi korrapära. Nagu hüppamine. Üles, alla, üles, alla. Tähelepanuga ülesse. Taevasesse kõrgusesse. Maast lahti. Või kõverdades käed küünarnukist. Lastes põlved natukene kronksu keha ettepoole ja liigutades käsi korrapäraselt edasi-tagasi, 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 edasi-tagasi. Või külgedest eemale kokku, külgedest eemale kokku. Too korrapära aitab panna katarsise ukse kinni. Too korrapära aitab tulla lahti piinlikkuse tundest. Lahustada mõistusega ära. Kui see faas jääb vahele, siis pärast ohutu emotsiooni väljutamist võib seltskonda naasnuna toimuda plahvatus. Kerkida üleolevus ja
kuskil tehakse kellegile liiga. See juhtub ootamatult. Ego teeb seda selleks, et ennast kaitsta. Emotsiooni väljutamisega lubatakse endast välja nõrkus. Raske negatiivne emotsioon on nõrkus. Kui see on enda sees peidus, siis usutakse, et nõrkust pole. On. Iga negatiivne emotsioon on nõrkuse tunnus. Kui ta on enda sees kinni, alla surutud peidus. Kui ta on välja lubatud ohutul kujul, muutub ta tugevuseks. Aga mõistus, ego tunneb piinlikkust, et ta välja tuli. Et ta oli nõrk. Nüüd näeb ta oma füüsiliste silmadega, et ta ei olnudki tugev. Ta oli nõrk ja ta saab aru, et ta on välisele ja kõige enam iseendale valetanud. Ta on valetaja. Ta tõestas, et ta on tugev. Ta tõestas, et tal on kõik korras, temaga on kõik hästi. Ta tõestas, et tema küll selline pole. Nagu kõik need ümbritsevad, keda ta siiani kritiseeris või on kritiseerinud. Aga nüüd näeb ta, et ta on samasugune nagu teised, keda ta kritiseeris. Nüüd proovib ta oma positsiooni taastada. Jõumeetodiga tõsta ennast suuremaks, kõrgemaks esile. Tõestada, et ta pole nõrk. Varjata oma vale. Varjata oma tõelist pale. Tu korrapärane samal trajektooril edasi-tagasi liigutus tugeva muusika saatel laseb mõistuse brööker lahustuda. Ja elimineerib teisi ründava etapi. Elimineerib tagasikukkumise. Elimineerib enda lõhkumise. Too faas annab ka julguse järgnevatel kordadel, kui emotsioon kerkima hakkab, eraldada ennast seltskonnast ohutusse ruumi, oma keski, kus vehkida emotsioon lahti, vehkida emotsioon vabaks. Muusikat saab alati kuulata vajadusel kõrvaklappidega. Võimalusel kõvasti ruumis. Kui ruum, kus ohutult emotsiooni väljutatakse, küsib samuti vaikus, siis
Vehkimist, väljutamist on võimalik teha hääletult. Võib panna padi suula ja karjuda kõvasti padja sisse. Madratsi rusikate jalgadega tagumine on üsna hääletu ja ei sega mitte kedagi. Küll vabanev energia võib ärritada ümbritsevaid, kes jätkavad nõrkuse peitmise alla surumise taktikat. Nad tajuvad vabanemist, nad tajuvad ohtu, et nende nõrkus hakkab välja paistma. Nad reageerivad. See on ainult positiivne tagajärg. See tähendab, et teraapia töötab. Tervenemisprotsess on alanud. Kui ühel trajektooril korrapärane liikumine lõpeb, mis on kestnud umbes 5 minutit, on hea klõpsata peale rahulik muusika. Heita pikali. Haarata padi kaisu ja kas või kaduda tukastusse mõneks ajaks. Lõdvestuda. Väga mõnusas, rahulikus, toetavas muusikas. Rõõmsameelses muusikas. Õitsemist sümboliseerivas muusikas, mis aitab lihastel lõdveneda, mis aitab kehal lõdvestuda, mis aitab hingel rahuneda, mis aitab edasi kesta, teraapia kokku pakkida. Et pärast seda juba teadlikult ja tervislikult liikuda uute väljuvate emotsioonideni. Kord korgi lahti keeranud, hakkab emotsioone välja voolama. Oleme neid üsna kaua luku taha toppinud. 100 taba taga kinni hoidnud. Nad vajavad väljutamist, väljumist meie endi hüvanguks. Nende hüvanguks, kellest me hoolime või arvame, et hoolime. Arvame, et armastame. Ütlen arvame, et hoolime või armastame, sest kui meie sees on kirev emotsioonide kogum kinni, siis ei tea me, mis on armastus. Armastus elab negatiivsete emotsioonide all. See juhtub siis, kui negatiivsed emotsioonid on vabastatud. Ta juhtub nähtavaks. Ta väljendub, ta tuleb välja. Jah, armastus oli ja on alati olnud iseenda sees. Kui me ta enda sees üles leiame, avame, siis hakkame tõmbama ligi teisigi armastusväärseid inimesi. Loomulikult, kui kanname terapeudi rolli, siis hakkame tõmbama ligi neid, kes soovivad oma armastuskanaleid avada. Nad tunnevad oma alateadvusega, et siit saab lahendust, oskuslikku toetust. Nad näevad pilti. Nad näevad reaalsust, et siin juba on kõnnitud teekonda, kus avatakse südant.
kellel on tõsine soov ja julgus armastus üles leida, läheneb sinna suunda alateadlikult, kus pakutakse talle lahenduslugu. Kuidas toetada? Läbi enda emotsioonide avamise. Ikka uuesti ja uuesti turvaliselt oma kinni olnud emotsioonide väljutamise. Sellel hetkel, kui lubame endale viivu, lubame endale oma aja, oma aeg on see, kus me vaatame otsa oma seesmisele vajadusele. Ka negatiivse emotsiooni väljutamine on oma aeg. Me teeme midagi enda hüvanguks, me lubame midagi juhtuda enda hüvanguks. Me laseme koorma maha. Me lubame koormal kukkuda. Ja koorma kukkumise järel ammutame endasse jõudu, uut värskust, kestmistahet, lootust, väljapääsu nägemist. Midagi, mis on nii tundmatu jõud, aga kannab. Ja kannab tugevalt. Ma soovin sulle tulemusrikast praktiseerimist ja hüvede nautimist, mis avanevad praktiseerimise järel. Ma soovin sulle ka julgust, et sa leiaksid tahte emotsioonide turvalise väljutamise muuta omale tavapäraseks toimimisviisiks. Et sa julgeksid endale aega pakkuda, kohale tulla ja olla endaga aus. Ja tunnistada nõrkust, mis on enda sees vaka all olnud milleeniume. Ja käinud kehastusest kehastusse hingelooga kaasas. On aeg koorem maha panna. Aitäh, kaunis kuulaja. Ole hoitud, ole kaitstud, ole armastatud. Sa oled mulle oluline.